Tervist, head kuulajad, alustab sisuturundussaade ja tänases saates räägime investeerimisest ja sellest, milline on family office'ite roll investeerimisvõimaluste pakkumisel. Ja seda teemat aitab tänases saates selgitada InVL Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor. Tere, Rait! Tere! Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Family Office on see sõnapaar, mida saame saate sisseotsaks vast kõigepealt lahti selgitada. Mis see üldse tähendab, kuidas Family Office'id töötavad, mida investeerimishuviline või investor, kes soovib neid teenust kasutada, siis peaks teadma, et mis teeb Family Office'ist Family Office'i? Jaa, see on, ütleme, selline laiahaardeline mõiste, et family office tegelikult võib olla ka nii-öelda mikrofamily office, kui sa oled enda osaühingu teinud, kus sa investeerid, sa võid nimetada ka seda enda family office'iks põhimõtteliselt, kus sa haldadki oma perevarasid. Ja tegelikult aga investeerimisteenuse pakkujana, investeerimisühinguna on family office siis juba selline, kus vaadatakse nagu suuremaid portfelle, kellel on suurem vajadus, ütleme just selle investeerimisnõustamise järele, erinevate varaklasside selektsiooni järele, et kes ise võib-olla sellega igapäevaselt ei taha tegeleda või ka kuiselt. Ja põhimõtteliselt jah, investeerimisühing, seda võib nimetada family office'iks. Mille poolest erinete teistest sarnase või investeerimisteenuste pakkujatest? Näiteks privaatpangandus, muid teenused on veel turul, et mille poolest family office'id erinevad? Jaa, see on ka hea küsimus. Et mis ma veel family office'ite osas mainin, et on tegelikult laias laastus single family office'id ja multifamily office'id. Et meie INVL-is oleme siis multifamily office, mis tähendabki, et me haldame mitmete perekondade varasid. Single family office on tavaliselt see siis, kes ise haldab või siis palkabki endale spetsialistid, et neid hallata. Aga seal tulebki tavaliselt see teema, et kui sa palkad spetsialistid single family office'isse näiteks, sa pead endale palka maksma, investeeringute juht, analüütikud, mingite maksunõustamise teemad. Et see on suhteliselt kulukas, nii et rahvusvaheliselt on kujunenud niimoodi, et single family office'id võivad tekkida siis, kui sul juba see varade maht on seal üle 50 miljoni, üle 100 miljoni euro. Aga allapoole seda ongi siis multifamily office'id loodud ja tõesti ta täiendab nii-öelda pankade privaatpanganduse poolt just selle poole pealt, et vaadatakse varade tervikplaneerimist sellist laiemat pilti, et lisaks traditsioonilistele varaklassidele nagu aktsiad ja võlakirjad tulevad mängu siis ka nii-öelda alternatiivsed varaklassid, kus võib-olla pankade privaatpanganduse know-how on väiksem. Varaklassidest räägime veidikene hiljem ka. Family office'ite poolest on tuntud võib-olla Põhja-Ameerika ja Lõuna-Euroopa ja Lääne-Euroopa rohkem ka, et Eestis üsna nagu värske nähtus, et millega seda selgitada, et miks siin alles nüüd see nagu pead tõstmas on? Ja see on hea küsimus. Üks põhjus võib-olla on ka see, et Eesti turg võib-olla tervikuna on ka suhteliselt väike, et nagu me näeme, INVL on ka tegelikult ju Leedu kaudu siia laienenud, et Invalda Grupp ise on varade mahuga 2 miljardit eurot, on 30 aastase ajalooga päris suur ja INVL Invalda Grupp siis lõi INVL Family Office'i Leedus 2015 ja siis sealt tuligi see laienemise mõte 2022-2023 tuli ka siia nii-öelda Lätti ja Eestisse ja seetõttu tõesti, et neid family office'id Eestis, nii-öelda multifamily office'id sellise investeerimisühinguna tegelikult otseselt ei olegi, sest investeerimisühing tähendab ka seda, et me oleme Finantsinspektsiooni järelevalve all, mis tähendab seda, et me võime seda investeerimisnõu niimoodi ametlikult ka anda. Ja, et võib-olla üks põhjus ongi see, et Eestis on kõik asi, mis toimub ka Lääne-Euroopas, USA's, see võtab teatud viitajaga jõuab siia. Aga praegu on siis õige hetk või kuidagi turg nagu küps või valmis seda vastu võtma, et on huvilisi, kliente? Jah, et kindlasti, et investeerimismaastik võib-olla läheb järjest mitmekülgsemaks, on ka läinud viimase 10-15 aastaga ja ütleme, Eestis on huvitav, et nii-öelda riskikapitali investeeringud on siin võib-olla tehtud tõesti juba üle 20 aasta, aga sellist private equity investeeringuid
nende võimalus nii-öelda väljaspool pensionifonde, see on tekkinud alles viimasel võib-olla 5-6 aastal. Et see on ka üks põhjus, et miks varem ei ole nagu vajadus võib-olla tekkinud, et miks üldsegi peaks nagu teisi varaklasse veel vaatama väljaspoole aktsia- ja võlakirjaturgu. Ja teine põhjus võib siis olla see, et on lihtsalt tekkinud üks põlvkond või mitmeid juba põlvkondi, kes on näiteks loonud, arendanud enda ettevõtte, selle ära müünud, on tekkinud hulk vara, mida tahaks edasi investeerida ja kasvatada ja siis ise ei taha sellega tegeleda, et siis anda see family office'i kätte. Ja see on ka väga õige tegelikult. Jah, family office nimena nagu näitabki seda, et see on nagu perekonnavarade haldamine ja tegelikult laias laastus, miks ka nõudlus rahvusvahelisest family office'ite järgi tekkis, oligi see, et statistika näitas seda tegelikult, et 3. generatsioonile esiteks pereettevõtteid edasikandus väga väike hulk ja ka 3. ja ka 4. generatsioon ei saanud enam aru sellest, mida esimene või teine põlvkond ettevõtjaid tegid, kuidas seda raha tekitamiseks, millist tööd, millist vaeva nähti ja seetõttu see family office'i kontseptsioon ja kõike struktuur on hästi oluline, et see nii-öelda 3. ja 4. põlvkond seda raha, mis on nagu, millega on vaeva nähtud, mida on tekitatud, et seda lihtsalt niisama laiaks ei löödaks. Ehk siis anda seda pärandit nii-öelda edasi ka tulevikku ka sellisel juhul, kui ütleme järgmistel põlvkondadel võib-olla ei ole, ma ei tea, huvi ise tegeleda ettevõtluse või investeerimisega. Et see on nagu family office'i üks kontseptsioon, kui on juba tõesti sellised ettevõtted, kes on 30-40 aastat tegutsenud ja oma ettevõtet annavad ka siis järgmisele põlvkonnale üle, siis nii-öelda see põlvkonnavahetuse teema on ka üks teema, mida family office'id aitavad teha, läbi viia, aitavad perekonnahartasid näiteks luua, et millele veel nagu peab mõtlema nii-öelda lisaks, ma ei tea, firma struktuurile, maksude teemale, aga võib-olla sellised laialdamised, pereväärtuse teemad ja kõik sellised õpingutega seotud teemad, mida võib ka arvestada järgnevatele põlvkondadele pereettevõtte või ka perevara nii-öelda edasi andmise puhul. Teil on nüüd pikk kogemus meie lähiriikidest. Nüüd on Family Office jõudnud Eestisse. Kui vaadata senise kogemuse pealt, siis kes need on, kes Invalli teenust kasutama tulevad, et kas need ongi, ma ei tea, ettevõtjad, kes on teinud exiti enda ärist ja siis otsivad võimalusi, et kuidas seda vara hoida, kasvatada? Jah, et siin on peamiselt 2 aspekti ongi olulised, et kes on võib-olla ettevõtlusega juba aastate jooksul niivõrd palju raha teinud dividendide näol, kasumite näol, kellel on nagu investeeritavat vara, ütleme 5 miljonit, 10 miljonit, aga kes ikkagi aktiivselt veel tegutsevad ettevõtluses, et see on nagu üks pool kindlasti, kes otsivad nagu lisaks erinevaid investeerimisvõimalusi, lahendusi, kes ise ei taha sellega igapäevaselt tegeleda ja siis teine on tõesti need, kes on väljumistehingu nii-öelda teinud ja kellel tekibki selline 5 miljonit, 10 miljonit, 20, 30 miljonit ja sul on, eriti nendel on raske, kes pole varem kogenud sellist investeeringute paigutamist ja võib-olla tõesti, et pankadest ta mingil määral teatud asju saab, aga Family Office saab just seda laiemat pilti vaadata, et just see, et meie võib-olla soovitus lõpuks ongi, et nii oma aktsiate portfellide seal pangas, et ma ei tea, rahapuhvrit, hoiuseid hoia seal pangas, seal on selline intress, aga võlakirjaportfelli näiteks, meil on oma spetsialistid, kes võlakirjaportfelli juhivad ja neljandaks veel ka, et kui sa osa raha tahad nagu suurema kasvu peale panna, siis meil on private equity lahendused. Et see on nagu see teine nagu tõesti kliendibaas, nagu mis tuleb. Kui teie juurde tuleb see huviline, siis mis on see eeltöö, mis tal võiks olla tehtud, et mida ta võiks teada sellest, mis ta soovib ja mis on siis see nõu, mis te selle juures saate talle anda? Mida küsitakse? Jah, see on hea. No muidugi võib tulla ka niimoodi ilma eeltööd tegemata ja me arutamegi laua taga ja tavaliselt tegelikult see nõuab mitu kohtumist, et tõesti kaardistada nagu inimese vajadused, sest tegelikult see on laialt võinud ütles küll, et iga inimene on unikaalne ja nii ta ongi, aga laias laastus me võime öelda, et üldiselt soovitakse ju, et raha kasvaks mõistliku riski juures, korraliku tootlusega ja nii ongi, ja siis sa hakkadki seal segmenteerima, sest ilma riski võtmiseta tootlust ei teki ja siis omakorda hakkad nagu vaatama, et kui palju riski peab võtma ja nii edasi, on ju, et
et see on nagu üks võib-olla jah mõte, et üks on see riskiteema, teine on see, et mis raha läheb vaja, millal ja kui palju näiteks iga-aastaselt soovid rahavoona rahaga välja võtta portfellist, sest see on minu meelest üks teema, mille peale ettevõtjad tihtipeale nagu ei mõtle, et või mõeldakse võib-olla teatud vanuses, et tõesti, et sa tahad raha kasutada ka võib-olla rohkem nagu järjest, et oma lastele, lastelastele ise reisida, et saakski teha sellise plaani tegelikult, et kui sul on investeeritav portfell, et see oodatav kasv on nii suur, et kui palju võiks tegelikult iga-aastaselt sellest portfellist siis välja võtta, et ilma, et portfell jääks väiksemaks või et ilma, et portfell ei, ütleme, kasv pidurduks või peatuks. Kui sa võtad raha välja, kasv küll pidurdub, aga et ta päris ei peatuks. Et see on ka selline huvitav harjutus, mis saab läbi teha. Me jõudsime sinna selle koostöö nagu teise poolt, et raha väljavõtmise poolt ega raha sissepanemise poole peame ka vast avama, et sa erinevaid summasid oled siin maininud, et mis need sisenemis sellised barjäärid või punktid või ütleme eeldatavad nagu tasemed on, millega peaks arvestama, et ja selles mõttes küll, et eks family office'i kontseptsioon on ikkagi hõlmab nagu keskmisest suuremaid portfelle. Et see on selge, et üldiselt laias laastus on niimoodi, et meie juurde hakkavad jõudma inimesed siis, kui nendel on tekkinud selline likviidseid vahendeid, ütleme 500-600 000. Et siis hakkab see teema, et kas ma lisaks aktsiatele, võlakirjadele võiksin veel kuskile teistesse varaklassid investeerida, et oma portfelli riskitaset vähendada või siis portfelli tootlust tõsta. Et see on nagu kõigepealt selline nagu baas ja mõnikord ongi need, kes võib-olla ei olegi investeerimisega veel alustanud, kes raha koguvadki nagu hoiustel lihtsalt, et ka see on nagu see teema, et pole olnud aega nagu sinna sisse süveneda, siis ka selle jaoks tegelikult, ütleme portfellihalduse teema meil hakkab 200 000 eurost, kus saabki võlakirjadega alustada ja see on ka selline suht hea selline madalama riskiga, aga inflatsiooni ületava oodatava tootlusega nagu teema. Ja siis, aga kui me räägime strateegilist varade jaotust, juba sellist suuremat pilti, siis see hakkab 2 miljonist eurost. Kuidas see koostöö välja näeb? Et sa küll kirjeldasid seda, et kui inimene tuleb teie juurde, et inimesed on küll erinevad, soovid on siiski sarnased, eks ju, et seda vara hoida ja kasvatada, et kuidas see koostöö nagu edasi välja näeb? Ütleme, et lüüakse käed, et kas see on selline, et üsna passiivne investeerimine või kuidagi on seal ka vahepeal suhtlust, nõupidamist, arupärimist? Jaa, ikka, et aeg-ajalt tuleb ikkagi portfellid üle vaadata ja kuidas investeeringutel on läinud, et see on täitsa nagu mõistlik ja ütleme, kui on juba selline suurem portfell, varade strateegiline planeerimine, siis me koostame kord kvartalis aruandeid tegelikult ka, et kõikidest varadest, mis kliendil on ka muudes kohtades, et sellise konsolideeritud aruande pildi saab, et mis tal on oodatavad tootlused, mis tal on riskitasemed, kuidas need rahavood tulevad. Et see on täitsa selline kvartaalne aruandlus, mida ongi tegelikult suhteliselt raske teha, aga see ongi üks lisandväärtust, mis me nagu pakume nagu endile. Ja, et see on nagu selline üks suurem osa. Sa ennist mainisid, et family office'i selline ütleme võlu on see, et kõik asjad saab ühest kohast, et erinevad teenused ja analüüsid ja võib-olla nõu, mida muidu peaks erinevatest kohtadest kokku koguma, et siis see on investoril ühes kohas. Kas midagi peaks veel teadma, et peab ikkagi ise juurde hankima kuskilt mingit nõu, mingisuguseid investeerimisteenused või see ei ole tarvilik? Tegelikult praegu iseenesest me pakume päris laia lahenduste variante, et investeerimisühinguna ta saab sisse logida oma konto seisu kogu aeg vaadata, mis meie juures on, aga nagu ma ütlen, et osad asjad võivad olla ka väljaspool kuskil teistes kohtades, teistes pankades või et millele me saame ka nõu anda, et see on ka meie nagu eripära, et me saame anda nõu näiteks, kui tulevad uued võlakirjaemissioonid siin Baltikumis, päris aktuaalne teema tegelikult ja meil investeerimismeeskond Leedus, kes tegeleb ka võlakirjade portfellide haldamisega, siis seal on nii portfellihaldurid kui analüütikud, kes vaatavad uued emissioonid läbi tegelikult ja päris hästi nagu toovad neid tihtipeale uute emissioonide kitsaskohtiga välja ja ütleme, et hoiavad sellist head riskitulu suhet portfellides. Ehk siis
aitate vastata küsimusele, kas jah või ei, kas tasub või mitte või? Ja, aitame vastata sellele küsimusele, jah. Üks sõna, mis ennist mainisid, mida võib-olla ka veidikene avada, on see perekonnaharta koostamine, et kus see vajalik on ja kellele see tarvis on? Jah, see on peamiselt selle jaoks, et perekonna, ütleme, tavaliselt pereettevõtte looja või kellel on suur osalus pereettevõttes, saaks paika panna need reeglistikud, et millised on perekonna väärtused, millised perekonna visioonid, kuhu me tahame liikuda, et see on natuke selline ka filosoofiline teema ja omakorda, et teatud eesmärgid seada ja ka perele järeltuleva põlvele eesmärgid seada, et mis ettevalmistused peavad lapsed tegema, et pereettevõttes edasi kaasa lüüa ja kuidas üldsegi, ja kui ei olegi, üks pereettevõte näiteks on mitu või siis sul on juba pereettevõte ära müüdud ja sul ongi suur investeeringute portfell, et kuidas investeeringute portfelli edaspidi kasvatatakse ja kasutatakse niimoodi, et sul ongi see, et perekonna investeeringute portfelli kestabki üle põlvkondade. Et see on tegelikult selline suurem, ütleme, laiem nagu filosoofiline teema ja perekonna hartasse saaks kõik need asjad tegelikult paika panna, sest et kui meil tulebki ülejärgmise põlvkonna, 3. põlvkonnaga tegemist, siis juba on päris palju ka kaasnevad perekonnaliikmeid tuleb järjest juurde ja kui need asjad pole juba alguses esimeses, teises põlvkonnas paika pandud, siis on pärast järjest raskem tegelikult kokku leppida mingites põhimõtetes. Et see on selline põhimõtete paikapanemine. Ehk siis see on võimalus enda sellist, ütleme, vaadet või ka filosoofia, nagu sa ütlesid, kanda siis läbi aastate, aastakümnete, võib-olla ka aastasadade. Jah, idee järgi see ongi, sest tegelikult siiamaani Eesti ettevõtted inimesed on üldiselt väga pragmaatilised, tavaliselt pärimisteemadega pannakse paika lihtsalt see, et kes kui palju saab või kellel kui palju õigust on, seda saab ka testamendiga teha, aga perekonnaharta juurde, testament ka käib ka, aga perekonnahartasse saakski panna, nagu see on nagu perekonna põhikiri nii-öelda, saaks panna ka perekonna põhiväärtused, eesmärgid järeltulevate põlvedele ja kuhu me tahame liikuda, et see on selline huvitav aspekt, mille peale varem võib-olla väga paljud polegi mõelnud. Aga millist rolli ta mängib investeerimise ja investeerimisvalikute juures? Kas ta siis aitab kitsendada seda, mis suunas vaadata? Veidike ta on nagu sellega seotud võib-olla, et kui palju näiteks iga-aastaselt võikski nagu sealt perekonna üldisest varade mahust näiteks välja võtta rahasid, et finantseerida kas või, ma ei tea, järeltulevate põlvkondade, ma ei tea, mingit kooliharidust näiteks, kui ülikoolis minnakse, et kui palju on ette nähtud, et seda saab ka tegelikult sinna võib-olla määratleda, aga ütleme, perekonna harta nii palju nagu selle investeeringute portfelliga nagu ei tegele, et seal on natuke nagu teised teemad rohkem. Aga räägime varadest ka, ehk siis kuhu täpsemalt Invelli abil siis investeerida saab. Mis need investeerimisklassid on, mis te kättesaadavaks teete, et sa oled mõningaid siin nimetanud, maininud ka märksõna alternatiivsed võimalused, et käiks need läbi, et mis klassid on saadaval? Üldiselt investeeringud jaotuvad kaheks, ongi traditsioonilised varaklassid ja alternatiivsed varaklassid. Ja mina ka, et ma alustasin investeerimiskarjääri 2005. aastal ja siis me rääkisimegi põhimõtteliselt ainult aktsiatest ja võlakirjadest. Börsil kaubeldavad aktsiad, börsil kaubeldavad võlakirjad. Ja need ongi traditsioonilised varaklassid. Ütleme siin teatud seaduse muudatused tulid 2014-15, kus alternatiivsed investeerimisfondid, selline mõiste tuli ka üle euroopaliselt ja ka Eestisse, niimoodi, et ka teatud liikinvestoritele said kättesaadavaks ka alternatiivsetest varaklassidest siis fondid, kus minimaalinvesteering on 125 000 eurot. Ja kõige tuntumad varaklassid on siis private equity ehk erakapital, Eestis ka muidugi venture capital ehk riskikapital, aga laialdasemalt maailmas on ka seal infrastruktuur näiteks päris suurelt, aga ka private debt, eravõlg. Ja mis on ka alternatiivsete investeeringute all võib olla kinnisvara. Näiteks Eestis ka tuntud suured kinnisvarafondid on tegelikult alternatiivsete investeerimisfondide nimekirjas. Aga nad võivad olla osaliselt ka börsil kaubeldavad ja osaliselt ka mitte.
et valdavalt alternatiivsed varaklassid on sellised, mis ei ole börsil kaubeldavad, mis annabki nagu teistsuguse nii-öelda riskitulu profiili ja teistsuguse likviidsuse ka. Et see on nagu oluline, aga alternatiivsed all on nagu peamiselt erakapital ehk siis aktsiate investeeringud börsivälistesse ettevõtetesse, eravõlg ehk siis selline nagu eravõlg, mis on nagu vastaspoolega kokku lepitud ja mida hiljem börsil ei kaubelda. Kinnisvara võib olla, sealhulgas ka maa, näiteks meil on ka põllumaa ja metsamaa fondid Eestis ka loodud ja meil INL-il endal on Leedu ja Läti oma. Ja sellised teemad on alternatiivsed tal. Ja kättesaadavad nad ei ole varasemalt olnud sel põhjusel, et nendesse investeerimine eeldab teadmisi, nad on suuremat riski pakuvad, mis tähendab ka potentsiaalselt suuremat tootlust, on need põhjused? Jaa, et ajalooliselt need on olnud pensionifondide pärusmaa, ka rahvusvahelised kindlustusseltsid, ülikoolide sihtasutused, kes tahavad, et nende portfellide kõikumisrisk, volatiilsus nii-öelda oleks väiksem. Kuna sealt ei saa igapäevaselt välja liikuda nagu börsil aktsiatest saab, siis ka tihtipeale see allakukkumisrisk on palju väiksem. Just ülikoolide sihtasutused, nendel on oluline ka see näiteks, et sul oleks kõikumise risk väiksem ja sa tead, et sa iga aasta näiteks 3-4% portfellist tahad välja võtta, et see tootlus oleks ikkagi üle selle, et see portfelli väärtus ka ei kahane. Ja nii on ka paljudel tegelikult erainvestoritel ka, et see portfelli käekäik oleks stabiilsem, riskid madalamad, aga samas ei anna ka tootlust väga palju ära. Ja ajalooliselt, ütleme, private equity on teinud tootlust keskmiselt seal kuskil 20 aasta statistika baasil, seal kuskil 14% aastas. Samal ajal USA aktsiaturg on teinud kuskil 10% aastas, Euroopa aktsiaturg umbes 7%, et sellepärast see private equity on nagu huvi pakkuv ka rahvusvaheliselt, aga mis on nagu oluline, et private equities, erakapitalifondide puhul on hästi oluline, milline see fondi valitseja on, et kui edukas tegelikult on, et need kõikumiskõverad või need tootlus erinevust võivad olla väga suured, et kui sa aktsiaturule lähed lihtsalt läbi indeksfondi, siis sa saad turu keskmist, sul on lihtne investeerida, aga private equity puhul sul on päris raske tegelikult selekteerida, välja valida neid häid fondi valitsejaid. Ja just see ka, et iga hea fondivalitseja esiteks sa ei mahu võib-olla investeerima, nõudlus on väga suur, nad ei anna iga aasta uut fondi välja, sest sa saad ainult siis nagu sisse investeerida, kui uus fond välja tuleb. Et seal on kõik erinevad nüansid, mis teevad tegelikult raskeks sinna private equity'sse sisenemise. Kui vaadata maailma või seda portfelle ja neid võimalusi, kuhu te investeeringuid pakuta, siis kuidas need maailmas jaotuvad, et kus nad asuvad, on nad meie siin lähiregioon, Euroopa, Põhja-Ameerika, mingid muud kiiresti arenevad piirkonnad? Me oleme peamiselt, meie üks oluline filosoofia on ka see, et mitte liiga kõrget riski võtta. Et seetõttu me vaatame ikkagi rohkem OECD riikidesse, arenenud maailm, et Lääne-Euroopa, USA. Ja näiteks, kui me otsisime infrastruktuuri varaklassina, infrastruktuur on huvitav, et seal ongi tasulised maanteed, nafta torujuhtmed, gaasi torujuhtmed, osad nendest kauplevad börsil, aga väga palju on börsiväliseid asju. Ja siis me leidsimegi sellise fondi, mis on Austraalia pensionifondide poolt loodud, globaalne infrastruktuurifond, mille varad ongi siis Põhja-Ameerikas, Lääne-Euroopas, ka Austraalias, lennujaamad, naftatorujuhtmed, tasulised maanteed ja tootlus ajalooliselt on seal olnud 10,9% aastas. Ehk siis ei jää aktsiaturgudele alle, samas tal on nagu riskid ei ole isegi volatiilsus mõttes nii kõrged, kui on jälle aktsiaturgudel. Ja ta on nagu, infrastruktuur on selles mõttes huvitav, et ta on nagu inflatsiooni vastu päris hästi nagu kaitseb see vara, et kui inflatsioon tõuseb, siis nende varad hinnad ka tegelikult tõusevad sama võrra. Et see on nagu näiteks üks näide, aga jah, just regioonid ongi, et Baltikum, Kesk-Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa, Põhja-Ameerika, et need on ikkagi peamised regioonid.
sa ütlesid, et ei taha liiga kõrget riski võtta, et mis see tähendab? No ma mõtlen, näiteks Hiina aktsiaid hakata eraldi seal noppima või siis Brasiiliasse või mis siin on olnud nagu vahepeal populaarsed teemad, et selles mõttes jah, et kui me nagu regioonidest räägime, et traditsioonilistest aktsiaturgudest me üldiselt kasutame, kui tõesti inimesel on soov, et kogu varasid nagu hallata ja me paneme ka aktsiaturge kogu strateegilise vaatega sisse, siis me valime valdavalt maailma indeksile vastavad aktsiaturud. Aga millised need osakaalud on? Neid varaklasse on erinevad, et kui sa vaatad Inveli varasid, et kuidas nad seal jaotuvad, et kus see põhirõhk on? No see sõltub ikkagi investeerimise eesmärkidest, kliendid eraldi. Mis ma võin küll tuua näiteks, mul on siin ees, et UBS koostab sellist iga-aastast ülevaadet globaalselt family office itest ja kuidas globaalselt on suured family office'id siis oma varasid jaotunud, siis on niimoodi, et noteeritud börsifirmades on 30% portfellist ehk ligi 1/3, alternatiivsetest investeeringutes 22%. Et see näitabki seda, et kõik see private equity, private debt, private real estate, börsiväline kinnisvara, see on 22%. Okei, börsivälist kinnisvara siin ei ole, siis ma vaatan, et kinnisvara on siin eraldi veel 11%, aga alternatiivsed on siis börsivälised asjad on 22%, kinnisvara 11%, otseinvesteeringud ettevõtetesse ka 11%, sest kui sul on väga suured family office'id, siis tihtipeale ongi see, et sul on mingi tuumik, sa oled kuskil suure aktsionär eraettevõttes ka ja avalikult kaubeldavad võlakirjad on näiteks ainult 18% keskmiselt. Et see on nagu isegi huvitav, et võlakirjades ollakse suhteliselt vähe ja lisaks siis puhvrina on 8% portfellides on siis rahas või siis rahaturufondides, mis on nagu madala riskiga, likviidsed, toodavad mingi 2% aastas. Et niimoodi see jaotub. Ja mis on huvitav, et miks need family office'id võibolla ka investeerivad private equity'sse või otsivad nagu seda, sest et Euroopas näiteks börsivälised ettevõtted, mis teenivad müügikäivet üle 100 miljoni euro aastas. 100 miljonit eurot on päris suur ettevõte juba müügikäivana. Nendest 95% on väljaspool börse, ainult 5% on börsil noteeritud. Ehk siis väga suur osa majandusest toimub tegelikult börsivälistes ettevõtetes ja kuidas sa nendele ligi saad, ongi siis, kas sa otse investeerid, see tähendab siis sa pead ise due diligence'i tegema, uurima, analüüsima või siis sa kasutadki head private equity fondi juhti selleks. Ja mis puudutab neid private equity fondide tootlust erinevusi, siis mul on ka siin üks nagu huvitav näide, et viimase 10 aasta statistika, et need tootluse erinevused võivadki olla globaalsel private equity'l kas siis vahemikus 1,6% kuni 22% aastas netotootlus. Et mediaan on seal kuskil 13% juures. Aga jah, et see hästi oluline on selle fondi valitseja teema. Ja see on tegelikult üks ka lisandväärtus, mis INVL Family Office pakub, et meil on oma tiim, kes ka selekteerib neid erinevaid private equity võimalusi, sest et muidu ma tean, ma olen ka osade investeerimisjuhtidega rääkinud, kes võib-olla tegelevadki single family office itega, siis nendel on väga palju tegelikult tööd just nende asjade välja selekteerimisega, mis pakkumisi on, sest mida suurem sul portfell, seda rohkem sul erinevaid pakkumisi tuleb, erinevaid võimalusi, et see selekteerimine on väga ajamahukas tegelikult. Et see on ka see üks töö, mis me ära teeme. Ehk siis need ettevõtted, mis portfellis on või kuhu te investeeringuid võimaldate, on üsna laia sellise arengustaadiumiga, et kui mõelda nagu riskiraha peale, et siis see on pigem selline algusjärk, private equity on juba selline küpsem ettevõte ja siis börs võib-olla sealt veel sammukene edasi, et katab kogu sellist ettevõtte nagu arengukaart. Ja selles mõttes küll, aga jah, peab ütlema, et INVL Family Office'is me siiamaani venture capitali ei ole teinud, et seda nagu investorid peavad siis ise vaatama, ise analüüsima, et me läheme, nagu ma ütlesingi, et meil on pigem see riskisus on olnud selles mõttes madalam, aga küll me oleme private equity'sse läinud, et seal on juba tõesti küpsemad ettevõtted, mis on tavaliselt EBITDA positiivsed, millel on teatud turupositsioon juba ja mis
läbi siis private equity fondide. INVL-il on endal ka tegelikult ju ajalugu, 30 aastane ajalugu ongi private equity maailmas just Baltikumis ja siin eelmisel aastal INVL Asset Management lansseeris ka enda private equity fondi number 2, kuhu kaasati nii-öelda investeerimiskohustusi 410 miljonit eurot ja sellega oldi eelmine aasta Kesk-Ida-Euroopa regiooni kõige suurem raha kaasanud private equity fond, mis näitab ka seda tegelikult, et siit regioonist, Baltikumist on võimalik tegelikult ka private equity maailmas üht-teist ära teha. Ja see fond hakkab investeerima siia samma regiooni või kuidas? Jah, Eesti, Läti, Leedu, peamiselt Leedu, Poola, ma ütleks, aga tehti esimene investeering eelmine aasta ka Eestisse, et Eesti keskkonnateenused, et see osalus osteti sinna. Ja. Kui sa strateegina vaatad, siis mis sulle praegu kõige põnevam võimalus tundub neid enda võimalusi, mida te investoritele pakute vaadates? No tegelikult investeerimise edukust ikkagi määrab lõppkokkuvõttes pikaajaliselt see varaklasside selektsioon. Et seetõttu nagu ajastuse mõttes, ütleme ajastamisega meie siin väga nagu ei tegele, vaid me hästi oluline on see just pikaajalises vaates, et milline see riskiisu on, milline see tootluse ootus on ja siis varade nagu selektsioon paika panna. Ja üldiselt nagu ongi see, et nii nagu ma ütlesin, nagu see UBS-i näide tegelikult oli, summa summarum, see on päris sarnane tegelikult võib-olla, kuidas meil portfell lõpuks jaatub, et samamoodi aktsiaturgudele, võlakirjaturule, alternatiivstes investeeringutesse, et üksikult ei oskagi siin praegult välja tuua. Räägime riskidest ja nende juhtimisest ka. Sa kasutasid sõna riskiisu, et milline see riskiisu siis on, et milline family office'i selline tavalise kliendi riskiisu on, et kuidas sa seda kirjeldaksid või millega peaks arvestama? Jah, see on hea küsimus. See jälle sõltub natukene kliendi investori soovidest, et tavaliselt on, et kes on nooremad, ettevõtlikumad, tihtipeale, kes ka ise veel ettevõtlusega tegelevad, nemad ütlevad, omakapitali tootlus võiks olla 20% rohkem, et siis me hakkame rääkima. Selle jaoks ongi võib-olla mõned üksikud private equity fondivalitsejad, kes on tõesti seda nagu suutnud ja saame nagu sealt poolt vaadata. Aga laias laastus teatakse, et et aktsiaturud pikaajaliselt toovad Euroopas 7%, USAs 10% tootlust, et mõeldakse nagu selles suurusjärgus. Samas, me võime öelda, et viimased 20 aastat USA aktsiaturg on keskmiselt palju tugevam on olnud. Valuatsioon, hinnakasumi suhtarvud on suhteliselt kõrgem. Ma võiksime eeldada, et järgmised 10 aastat nii suurt keskmist tootlust enam USA aktsiaturul tegelikult ei tule aastabaasile panduna, sest ütleme kõik need suurte ettevõtete kasumimarginaalid on suht tipus, tänu sellele see P-tasemed võib-olla on ka suht tipus, on ju, et sealt marginaalide laienemist enam ei ole, valuatsiooni suurenemist enam ei ole, et kui see investeeringute tsükkel 27-28 ära lõpeb, siis korra nagu tuleb võib-olla mingisugune pidurdus, on ju, ja sealt vaadatakse selle uuesti üle, et mis meid uuesti nagu vedama hakkab, et seetõttu ma ütlen, et see aktsiaturgude pool ongi see, et ta nagu ahvatlev, aga kindlasti tasub sinna kõrvale vaadata nagu reaalvarasid, nagu ma räägin, globaalne infrastruktuur, metsa ja põllumaa, ma ei tea, private debt ka kas või, et meil on Bridge Finance fond, mis 10 aastat ongi andnud vastaspoolele laene, üle 10% intressiga, miinus aastane haldustasu, kliendid on saanud seal netos 7-8% aastas, eelmine aasta oli tootlus üle 9%, et tegelikult väga paljud kliendid soovivadki sellist 8-10% vahele jäävat tootlust ja meil on erinevates varaklassides tegelikult selliseid asju pakkuda. Et näitena ka see volatiilsus on ju, et volatiilsus on siis hinnakõikumisulatus mõlemas suunas nii üles kui alla, et kui sa oled avalikel aktsiaturgudel, siis see volatiilsus ongi kõrge sellepärast, et seal on nagu likviidsust rohkem, et kui kõik läheb hästi, kõik tahavad sisse minna, siis ta tõuseb järsult, aga kui hakkab halvasti minema, siis kõik saavad müüa, siis läheb alla ka väga järsult, on ju, ja seetõttu, et kui sa oled lihtsalt aktsiaturul, siis sul see portfelli volatiilsus on väga kõrge. Et mul on näitena see siin ees 1990 kuni 2023 lõpp, et kui näiteks selline klassikaline portfell, kus on aktsiaid 60%, börsil kooldatud aktsiaid, võlakirju 40%, siis aastane volatiilsus 9,7% ja aastane tootlus on olnud
33 aasta jooksul siis 8,5% aastas. Nii. Aga kui sinna portfelli lisati alternatiivseid investeeringuid, nii et aktsiaid jäi 50%, võlakirju 20%, alternatiivseid investeeringuid 30%, siis oli niimoodi, et volatiilsus läks väiksemaks, ehk see kõikumusulatus, ja samas tootlus tõusis. Ehk volatiilsus läks 9,5% peale aastas, ta väga palju ei läinud, aga siiski läks väiksemaks, ja samas aastane keskmine tootlus tõusis 9,5% peale. Ennem oli 8,5%, nüüd 9,5%. Ehk siis see alternatiivsed investeeringute, see näide ongi see, et nende lisamine aitab portfelli riskisust vähendada ja tootlust isegi tõsta. Kui vaadata seda meid ümbritsevat keskkonda, et siis mida aasta edasi, et seda järjest kuidagi heitlikum ja volatiilsem on ka see väliskeskkond ja näeme investeerimismaailmas ka väga suuri kõikumisi, ma ei tea, olgu toormed, börsid, kõike oleme siin viimaste aastate jooksul näinud ja need muudatused käivad hästi kiiresti, et kuidas sa seda pilti strateegina just vaatad, et mida family office'i investeerimisstrateegina sellest välja loed või millega pead arvestama, et siis need riskid oleksid hästi juhitud sinu klientide jaoks just? Jah, ega mõjutada saab siin maailmas ainult teatud asju, on ju, et globaalset poliitikat nii väga mõjutada ei saa. Küll aga jah, et eks see geograafiline riskide ajutamine on küll jah see, et mis on üks aspekt, mille peale tasub mõelda. Mulle muidugi meeldib, kui tehakse Eestis investeeringud ja Eesti ettevõtjad Eestis investeerivad, ehitavad meie majandust üles, on väga mõistlik. Samas kui juba tekib investeerimisportfell juba suurem, eks siis peabki mõtlema, et osad investeeringuid nagu ka väljapoole seda regiooni viia. Et eks see ongi see põhjus, miks me oleme otsinud selle globaalse infrastruktuurifondi välja. Seal on varad väljapool Baltikumi, globaalne kinnisvarafond meil on ka, kus on varad siis USA's, kinnisvaravarad. Et need aitavad kõik tegelikult seda geopoliitilist riski maandada, ilma et see tootluses oluliselt järgi annad. Ja samuti family office üks kontseptsioon tegelikult ongi jälle laiem, et ongi, et iga investor, iga perekond on unikaalne, et vaadata ka mingeid võimalusi, kas või ka välismaale, et kuhu aidata suunata et kes tahab kuskil kontosid luua või midagi, et isegi neid koostöövõimalusi meil välispartneritega on. Kui palju see väliskeskkond täna erineb sellest, mis meil on olnud siin viimased aastad sütsid, et sul on hästi pikk investeerimiskogemus, et siis sa saad vaadata, et võib-olla me täna lihtsalt saame rohkem infot kätte ja selle tõttu meil tundub, et see pilt on keerulisem või kuidagi väljakutsuvam, et tegelikult ei ole midagi muutunud, aga jah, midagi muutunud ei ole, seda ei saa öelda, aga tõsi on see, et ajaloos on kogu aeg konflikte olnud, et see on väga huvitav tõesti, et kui me vaatame laiemat pilti, et ma kunagi mäletan 20. eluaastates kuulasin ikka Brian Tracy't vahepeal ja ta tõi ka selle välja 80-ndatel räägib seal ettevõtete nõukogus, et küsitakse ka temalt, et sa oled palju käinud ringi ja jälgid asju on ju, et mis sa arvad, mis järgmine aasta toimuma hakkab ja siis Brian Tracy vastus oligi, et ma olen näinud asju ja kogenud ja tean, aga põhimõtteliselt baasstsenaarium on, et kõik läheb sama sarnaselt edasi, et majandus, geopoliitika, see on tsükliline, me oleme läbi erinevate kriiside tulnud, peamine kriis on, peamine riskikoht on ja mida kogu aeg tuletakse meelde, see sama, et globaalne rahasüsteem, et sellisel viisil, et kuidas ta edasi läheb, aga see ongi see, et kui meil on selline süsteem, et raha on võlg sisuliselt, siis kuni usaldus nii-öelda selle süsteemi vastu säilib ja keskpangad teevad kõik, et see usaldus kogu aeg säiliks ikkagi erinevate meetmetega. Kui see hakkabki murenema, tehakse kohe abimeetmeid kiiresti, siis me saamegi nendest erinevatest kriisidest üle ja et see on huvitav, et mina räägin tõesti see 2008 finantskriis, mis oli, et konkreetselt portfellihalduses ja pensionifondide juures ja et mida siis teha on ju, et see oli nii huvitav, et see 2008 alguses juba oli teatud võbelus turgudel toimumas, kuna USA kinnisvaraturg oli oma tipu juba ära teinud ja seal allapoole kõik. Aga see 2008, 15. september, see, kui Lehman Brothers teatati, et läheb pankrotti on ju, siis just see vastaspoole risk
et milline usaldusväärsus on nagu pankade omavahel, kes on väga palju seotud nagu erinevate tehingutega kogu aeg, on ju. Ja kui see usaldus vastaspoole vastu ära kadus, siis sisuliselt tõmmati nagu vaip jalgalt ära kogu finantssüsteemil. Aga jah, USA hakkas väga kiiresti siis nagu tegutsema, et see usaldus nagu tagasi, aga tuleks, aga see võttis ikka 2-3 kuud aega, mis on tegelikult pikas plaanis väga lühike aeg, aga siis see tundus selline, et umbes, et maailm kukubki nüüd kokku, on ju sellisel viisil, nagu me seda nagu näeme. Ja seetõttu kõik need järgmised kriisid on reageeritud veel kiiremini, kui meil oli 2020 COVID-i kriis, siis märtsis, kui oli eriolukord, tuli seal 12-13 märts, kuulutati USAs välja, siis 27 märts juba, 14 päeva hiljem umbes, tuli see teade, et Föderaalreserv hakkab juba aktsiaid kokku ostma, on ju. Et jälle pandi piir nagu kriisile 2 nädalaga tegelikult finantssüsteemis. Kui meil tuli Silicon Valley panga see kriis USAs, et jälle mingi suhteliselt suur pank hakkab nagu kokku kukkuma seal, mis tähendab jälle see vastaspoole risk tõuseb, et kas me saame teisi vastaspooli finantssüsteemis üldse usaldada. Korraldati niimoodi ära, on ju, et JP Morgan võtab selle Silicon Valley panga üle, et hästi nüüd kiiresti nagu reageeritakse nendele asjadele. Ehk siis iga järgmine kriis on lihtsam ja kiiremini lahendatav kui eelmine. Tõsi küll, jah. Ainus probleem selle COVID-i kriisiga oli see, et märkamatult nagu seda rahapakkumist nii palju suurendati ühe aastaga 20-30%, kui normaal oleks 5-6% aastas rahapakkumist suurendada, et see tekitas nii väga suuri inflatsiooni. Meil praegult räägitakse, et see inflatsioon tekkis, ma ei tea, energiahindade tõusust, aga tegelikult see peamine põhjus oli ikkagi see, et see rahapakkumine suurendati nii palju ja see tekitas tegelikult probleeme, mida me siiamaani nagu sööme. Võtan selle riskijuhtimise osa siis kokku nii, et kogemus on see, mis maksab ja alati on olnud selliseid tõusu, langusi ja ka konflikte, mis tunduvad, et nüüd see, mis parasjagu lahvatas, et see on kuidagi maailma väga muutev, et me tegelikult saame nendega hakkama. See on huvitav, tõesti, et kui sa oled selles konfliktis sees ja niimoodi ja et kui sügavale see läheb ja see on üks investeerimisstrateegide portfellihaldurite roll, et rahulikult läbi mõelda, et mis need mõjud võivad olla, kas siin on pikaajalisi mõjusid, see on kogu aeg, mille peale peab mõtlema. Hästi, aga meie aeg saab kohe otsa. Me rääkisime tänases saates investeerimisest, tegime seda Family Office'i nurga alt ja seda teemat aitas meil selgitada InVL Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor. Aitäh! Aitäh! Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik, ütlen aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni!